Tere tulemast Loksale. Mul on hea meel siin teie ees seista ja edasi anda Loksa rahva tervitused. Viimastel aastatel on Loksa saanud küllaltki populaarseks eestimaalaste hulgas ja Loksat väisanud välismaa turistide seas samuti. Näeme siin tihtilugu neid busse, mis läbi lähevad ja akendest uudistavad küll sakslased ja enamus ongi vist Saksamaalt käinud siin meil. Loksa kujunes, ma lühikese niisuguse ülevaate siin Loksast, tähendab, Loksa kujunes töölisasulaks alates 19. sajandi lõpust ja tasapisi on Loksa kasvanud. Administratiivselt oli ta Kõnnu valla koosseisus Loksa küla osa. Iseseisvaks sai ta 1948. aastal. Siis hakati nimetama Loksat aleviks ja viimased veerand sajandit on taganud siis nüüd linna tiitlit. Päris seda rahvastikuregistri numbrit ärge uskuge, et Loksal on ainult 2600, natuke rohkem elanikku. Meil on siin 3000 ja üle selle. Kui vaadata Terviseameti kodulehelt seda perearstide nimistuid, siis me saame 3500 kokku siin neid elanikke. Lihtsalt on oma jälle jätnud meile tasuta ühistransport Tallinnas ja teiseks Loksa laevatehase sellised heitlikud aastad siin vahepeal. Kui taanlased lahkusid 2009, siis Loksa nimelt ärimehed ostsid selle kinnisvara või selle tehase kompleksi üles, tegid puhta töö ja andsid edasi juba siis uuele investorile Marssalis, kes tõi oma tootmised Tallinnast Loksale. Ja rahvas tööpuudusel lahkus, palju rahvast tööd otsima siis Tallinnasse põhiliselt ja sealt ka siis need tugev elanike arvu langus. Aga kui rääkida nõukogude ajast, siis siin on elanud 4200 elanikku ja siis ta oli ka tõesti juba rohkem nii linna moodi. Aga see on nüüd ajalugu. Loksa on siin ehe näide 20. sajandi arhitektuurist. Siin on leiate ehitisi tsaariajast, esimesest vabariigi ajast, nõukogude aja eri epohhidest. Siin on Stalinlikke ehitisi, siin on juba Hruštšovi ajal ehitatud maju ja on ka juba Eesti taasiseseisvumise ajal ehitatud elamurajoon väike 17 tehasele kuuluvat eramut. Nüüd enam ei ole tehasomad muidugi, kui tehas siin taanlased lahkusid, siis inimesed hakkasid need panga liisingute abil välja ostma ja elavad nüüd siis, maksavad pankadele oma võlgu tagasi. Aga tänu ka Loksa laevatehase taaskäivitamisele on hakanud rahvaarv tõusma, nii palju kui mina tean, on Loksa laevatehase praegu kusagil üle 300 inimese. Aga nende plaanid on Loksa linna, see tehases hakkaks tööle 800 inimest, ma saan aru, kunagi oli jutu sellest siin. Ja see tähendab, et rahvas tuleb juurde ja täna oleks hea meelega teie esitada tahtnud Loksa linnapea Berner Lootsman, aga tema võitleb nüüd selle nimel, et perearstid oleksid meil ikkagi kohal siin, mitte ei peaks rahvas sõitma Tallinnasse ega Kuusallu. See probleem on nüüd üle-eestiline, jätkub perearste ja nüüd siis linnapea käib ja peab läbirääkimisi ja otsib inimesi, kuidas mehitada meie neid asutusi siin. Ma teid kaua kinni pea vast võib-olla nii palju veel, et kui te olete internetis käinud sotsiaalmeediat seal vaadanud, siis olete te kindlasti tähele pannud, et Loksat
kutsutakse Lahemaa pärdiks. Ja nii huvitav, kui see ei ole, Loksa ise nagu sinna Lahemaa ei ole Lahemaa osa, ta on Lahemaast väljas. Kui te vaatate kaarte, siis te näete ka seda, ilusti pildid jooksevad niimoodi, et laevad saavad Lahemaad puutumata siit välja lahkuda sadamast. Seal oli oma põhjus omal ajal. Päris alguses hakkas Lahemaa avaldama soovi ka selles osas, et kui Loksale tulevad uued hooned, majad, et need peaksid ka olema tõlkkatustega. Aga me päris sellega päri ei olnud nende karmide reeglitega ja siis tegime sellise otsuse tollal, et ei ole Lahemaa koosseisus. Samas oleme ikkagi Lahemaa. Ja kui nüüd haldusreform toimus, siis me jäime jälle sellest keeruliste käikudega sellest reformist puutumata, taas jäime iseseisvaks, aga me oleme ikkagi huvitatud, et siin tekiks Lahemaa vald. Ja ega see haldusreform ei ole ju lõppenud, see oli üks etapp. Saagu sellest või see, mis ta riigiministrist abist, mis saab või kes sinna tuleb või see koht kaotatakse hoopis ära, aga reform läheb edasi. Ja miks me seda Lahemaa valda oleme siin promonud ka, kuna meil, ütleme nende kriteeriumite järgi, rahvast jagub siin. Loksa on tõmbepiirkond ja sellesse tõmbepiirkonda kuuluvad nii endise Võsu valla rahvas, see on juba mitu aastat tagasi juba, nad on ühinenud vahel Vihulaga, nüüd nad koguni Harjalaga ja praktiliselt juba piiriga juba Rakvere külje all. Aga nende tõmbepiirkond on siin, siis on Kolga sisuliselt meie tõmbepiirkonnas siin, rääkimata Loksa linnast. Nii et kokku saaksime 6,5–7,000 elanikku siia elust. Ja kõik need kriteeriumid oleks täidetud. Ja selle kinnitus ka see, kas või, et meil on olemas sisuliselt kõik avalikud teenused olemas. Siin hiljuti sai loetud artiklit, see oli Postimehe Postimehe ajakirjanik Kostap vist oli, kirjutas ka, et mis oleks, kui tuleks elama Loksale, üks sari käib niimoodi selles kontekstis, ilmub kogu aeg. Ja seal on ka kirjas ilusti, kui kena koht see on ja ma ainult kiidan ka nii, et kui keegi hakkab pesa kunuma kusagil või soovib oma elukohta siin Eestimaal leida, siis oleks see väga teretulnud Loksale. Gümnaasium on üks Eesti tugevamaid, lasteaed on kohti olemas, täitsa korralik uus lasteaed basseiniga. Korralik bassein on siin, miks rahvast on palju käima hakanud ka selle basseini pärast. Siin saab teha korralikke võistlusi, tulevad Tallinnast ja mujaltki. Ja kui need orienteerivad, on väga vaimustuses juba mitu aastat on siin kohe, mitu võistlust kohe korraga tuleb neil vabariigiliselt. Räägimata rännast ja kõigest muust siin, marjad, seened. Nii et loodame, et see ei ole täna viimane kohtumine, saame ka tulevikus kokku, oled oodatud, aitäh!